Kolmapäeva pärastlõuna sai häirekeskus äreva teate noormehelt, keda väidetavalt oli tulistatud. Häirekeskus kuuleb. Tere. Rääkige palun rahulikult. Kes teid tulistas? Kes teid tulistas? Ja kus kohas tulistas? Korter 35 Sadamudele patrullijärgi, aitäh teile. Sündmus kohale reageerinud uurija selgitas välja, et 21-aastane noormees, kes parasjagu vaatas oma kodus telekat, tulistas käsirelvast rõdu ukse kaudu tema korterisse sisenenud 25-aastast noormeest. Täpsem ülevaate olukorrast annab teile Ida prefektuuri vanemuurija Melis Makrov. Praeguste andmete järgi istus kurjategija oma kodus diivani peal ja vaatas telekat. Kannatada saanud isik astus aga rõdu uksest sisse, mille peale siis koduomanik haaras tulirelva järgi ja tulistas kannatada saanud isikut siis õlga ja tekitas talle eluohtlikke vigastusi. Kannatanu viibib hetkel Maarjamis haiglas ja on stabiilses seisundis. Kurjategija leiti aga mõni aeg hiljem samast korterist duši nurgast, kust otse arestimajja toimetati. Pikali! Tule välja sealt! Välja! Kätte see raisa! Turvakaamera helisalvestistes saadud asitõendite põhjal võib oletada, et tegu oli mõrvakatsega ja püstolist tulistanud meest võib ees oodata eluaegne vabaduse kaotus paragrahv 28 alusel, ületades hädakaitsepiiri, kui ta kavatsetult või otsese tahtlusega teostab hädakaitset vahenditega, mis ilmselt ei vastu rindohtlikkusele. Kao! Nurka! Kriminaal! No mis sa teed? Ükskord elu on lihtsalt selline. Tema on kindlasti see, kes selle hirmsa kuritöö autoriks siis on.